Okei, aitäh Agnesele, aga me võtame veel ühe kõne eetrisse, kes siis räägib meile oma suitsetamisest, õigemini selle mahajätmisest ja sellega kaasas käivatest muredest ja vaevadest. Tere hommikust! Tervist. Kellega räägime? Karri olen. Räägiga, kuidas teil siis läks, mis juhtus? Midagi juhtunud, ühe päeval võtsin kätte, jätsin suitsetamise koos abikaasaga maha. Käisime seminaril Jätsite maha ka oma abikaasa? Abikaasa ei ikka alles. Et otsustasite 2 mahajätmist korraga, suits ja abikaasa? Ei, ikka ainult suits jätsin maha. Et abikaasa jättis ka maha? Jaa. Nii? Et kuulsime poolkogemata siuksest vahvast seminarist nagu Allen Carri Easyway, mida ka Eestis on nüüd siin mõningad aastad tehtud ja käisime seminaril ära ja sellest hetkest öeldi, et tehke viimane suits, oligi viimane suits, pole rohkem peale seda tahtnud ka. Seminar, jah. See on nagu koolitus, seal räägitakse lahti just, et miks inimesed on sõltuvuses ja miks nad kardavad maha jätta ja lihtsalt mõtlemist muudetakse ja jätadki maha ära. Vigurdavad teie ajuga? Ei, nad suurt ei vigurda. Lõpus on mingisugune, ma ei tea, kas oli äkki mingi 7 minutit, et silmad kinni ja võimalikult mugav asend ja siis ta kordab sulle, et põhimõtteliselt polegi sul vaja rohkem suitsu teha ja... Silmad kinni ja teed silmad lahti, vaatad, ups, rahakott kadunud taskust. Autovõtmed läinud. Ei, autovõtmed kindlasti ei alles, ma jalakoju sealt ei läinud. Tegin nalja. Ma oleks mäletanud, kui ma oleks jalakoju läinud. Nii, ja tulite sealt ära naisega ja enam ei pannud suitsu ette? Ei ole siiamaani pannud? Ei. Kaua on möödas juba? 17. veebruaril saab 5 kuud. 5 kuud, no see on juba päris märkimisväärne aeg, aga kas see on läinud siis kergelt või ikka... No hoiatati küll, et alguses paar nädalat võib olla siuke ikka raske ja ikka tahtejõu najal peab ikkagi asja edasi viima, aga ei, minul peale seda, kui öeldi, et mine tee viimane suits, peale seda oli ka viimane suits. Et sellel seminaril oligi väga huvitav see, et kuskil 3 tunni tagant olid kohustuslikud suitsupausid nii-öelda, et ärge siin närvitage siin loengusaalis, et minge tehke oma suits ära, olete rahulikud. Ahaa, aga siis, kuidas nüüd öelda, aga ei olnud siis mingid raskust ja mingid närvid ei läinud läbi või käed ei hakanud värisema? Ei, absoluutselt mitte, et see ongi kõige naljakam, et peale seda on närv ikka tunduvalt puhanum, et kui ma muidu töötan ka autojuhina ja linnas üsna palju siin Tallinnas liigun, et närvid kogu aeg läbi, kogu aeg suits sees peaaegu, et siis peale seda tunduvalt sõbralikumad on teised liiklejad ka või vähemalt mulle tundub, et nad ei olegi nii nõmedad, kui nad kogu aeg on olnud. Et ära sa märgi? No võtne. Aga midagi asemele ei võtnud? Midagi ei hakanud närima, imema, sööma? See ongi kõige hullem asi, et asendada millegi muuga. Et sõltuvust ei saa asendada, et narkomaan ei saa ära võõrutada, et alla hakata viina sisse jootma. Et proovi viinaga hakkama saada, et ära narksi enam pane. Jah, et see sõltuvus tuleb päeva pealt lõpetada ja asendada ei ole seda mõtet, muidu sa jääd uuesti asjast sõltuvust. Et samamoodi, miks ei toimi need nikotiiniplaastrid, ongi põhimõtteliselt sellepärast, et nikotiini sa saad ikkagi edasi ja mis sest, et plaastrite kaudu. Jah. Aga kuidas kehakaaluga läks? Kehakaaluga, normaal kehakaal on tekkinud. Ehk siis mingi 5-6 kilo olen juurde võtnud, aga välja see väga ei paista, et inimese nägu olla ette tulnud. Aha, ennem olite siuke õudne klibakas siis? No ma nii klibakas ka ei olnud, aga ikkagi suitsetaja näeb ikka suitsetaja moodi välja ka, olgem ausad, et ikka nahk on siuke tuhm ja ma alakaaluline päris olnud, aga see paar kilo mulle ei teinud mitte midagi. Kas natuke kardate ka, et äkki tuleb ikka tagasi ja mingil hetkel komistada või mingi peo käigus või kuidagi? Ei, ma väga ei karda seda, sellepärast, et kui sa ikkagi ise ei taha ja mina olen aru saanud, et see oli ikkagi puhas lollus, ma ei saa aru, miks ma 10 aastat suitsu tegin, et parem maha pole jätnud, et ikkagi täitsa lollakas ise peast. Mingit hirmu küll nüüd enam ei ole. No meil on hea meel, et teil on niimoodi läinud. Suurepärane, paljud kindlasti kadestavad teid. Ma loodan ka. Jaa, selleks te helistasitegi. Jääge alles, ärge ära koduge, saab meile neid asju veel rääkida täna päris kindlasti.